Tere kõigile, minu nimi on Ernest Bondarenko. Täna tahan rääkida mürkidest ja toksiinidest. Asi on selles, et inimene saab päris korralikult üle elada ja tarbida päris palju igasuguseid toksiine, mis koduloomad või siis teised loomad ei talu. Ja see on üks põhjus, miks koduloomi ei tohi toita meie lauast. Aga kuidas mõõta seda toksilisust? Ja 15. sajandi teadlane Paracelsus Šveitsist ütles, et kõik on mürk ja kõik on ravimaine. Ja vahet teeb ainult doos, see hulk. Ja asi on selles, et vaadake, kui inimesed käivad metsast, mingi perekond käib metsas, korjab seeni, teeb suppi ja kõik surevad ära. Me lihtsalt teame, et jah, seened olid mürgised. Muud midagi ei saa öelda. Ja isegi kui mõõdame seda kontsentratsiooni veres, suppis ja nii edasi, no see meid eraldi ei aita. Aga kui ainult osa perekonnast jäi ellu, näiteks pooled, siis me teame, et tegelikult see on see piirnorm, piirdoos, mis teeb seda mürgiliseks. Ja see on teadus, siis me saame rohkem teada, kuidas meie organism reageerib antud ainele. Seda nimetatakse LD50, lethal dose 50%, ehk letaalne doos, kui 50% nendest, kes on seda doosi saanud, ei ela seda üle. See on tähtis öelda, et inimesed peavad olema terved, sellepärast et kui inimene on haige ja ta saab näiteks, tal on haiged neerud ja ta saab soola, siis tal piisab väiksest doosist. Letaalne doos tavalise inimesele on umbes 200 grammi. See doos peab olema võetud lühikese aja jooksul, võib-olla mitte päris niimoodi korraga, aga no näiteks umbes tunni jooksul. Ja või siis veidi pikema aja jooksul, aga ikkagi mitte päevade ja nädalate jooksul. Sellepärast, et me tarbime soola ja see on täitsa okei. 200 grammi on niisugune poolletaalne doos. Ja mängib rolli, kuidas me seda tarbime. Näiteks, kui me saame ained söögiga, see on üks asi, läbi naha, mõned inimesed hingavad sisse, mõned lasevad läbi veini ja see kõik mängib rolli. Täna me räägime sellest, kui inimene tarbib söögiga. Ja tähtis on ka see, et me ei aita seda inimest. Et kui inimene läheb kohe haiglasse ja teda pestakse läbi, pannakse mingi tilguti, siis muidugi tema võimalused jääda ellu tõusevad. Siin me räägime ainult sellest, et inimene peab ise hakkama saama. Okei, aga mis need letaalsed, poolletaalsed doosid on? Näiteks vesi, isegi veel on poolletaalne doos, LD50, ja see on 6 liitrit. Ja on olemas inimesi, kes on tarbinud nii palju vett ja ära surnud. Muidugi keegi ei tee niisuguse eksperimente, aga meil on tõestused sellest, et inimesed on seda teinud. Sama asi puutub ka näiteks suhkurt. 2 kilot suhkurt on poolletaalne doos. Päris palju, on ju? Ja veel üks huvitav aine on monosoodiumglutamaat, MSG, maitse tugevdaja, 1 kilo. Järgmine on C-vitamiin või siis askorbiinhappe, 750 grammi. Ma arvan, et ma teen eraldi video nii suhkru kohta kui ka selle naatriumglutamaadi ja C-vitamiini kohta, sellepärast et siin ei ole kõik nii otseselt arusaadav, kui me räägime näiteks ägedast toksilisest doosist ja igapäevasest kasutamisest. Ma ütleks, et üks kõige ohtlikumaid aineid, mis me tarbime igapäevaselt, on just suhkur. Ja C-vitamiin ei ole nii kasulik, kui sellest räägitakse. Tal on oma toksiline toime, millest tavaliselt ei räägita. Etanool 400 grammi. Tegelikult see on umbes 1 liiter viina ja see tähendab, et kui inimene joob, tavainimene joob 1 liiter,
viina, siis tal on 50% tõenäosus, et ta ei ela seda üle, kui keegi teda ei aita. Järgmised, kofeiin, nikotiin, heroiin. Me näeme, et üks on toksilisem kui teine 4-kordses kontsentratsioonis ja siis tuleb 2-kordne kontsentratsiooni mõju. Ma paneksin neid ühte ritta. See on niisugune asi, et kofeiin stimuleerib natuke, nikotiin stimuleerib kõvasti rohkem. Iga uimastiga tegelikult inimene kaotab ennast, et kui me stimuleerime ennast, siis me ei ole enam päris meie. Me asendame meie isiksust millegi teisega ja tegelikult kofeiin nagu eriti isiksust ei mõjuta, nikotiin natuke rohkem ja heroiin, siin me kaotame meie inimliku näo. Jääb ainult loomne, mis kaob ka ära. Järgmisena tuleb naatriumtsüaniid ja te kindlasti olete kuulnud sellest mürkainest, kui igasugused luureagendid, kui neid püüdi, nad võtsid seda suhu, lammutasid seda klaaskapsli. Kujutage ette 0,5 grammi, see on päris suur kogus, nii et see kapsel peab olema normaalne, niisugune tegelikult päris korralik. Ja nüüd järgmisena tuleb poloonium ja botulotoksiin. Nad on väga mürgised. Tavainimesele, kes kaalub 65 kilogrammi, on vaja 65 nanogrammi, isegi vähem. Aga igal juhul selleks, et surra, et terve inimkond sureks botulotoksiini mõju tõttu, on vaja ainult mingi 5 grammi vist. Et kui ühtlaselt anda kõikidele inimestele, siis nagu 5 grammist piisab. Kujutage ette, kui toksiline see asi on. Aga kui te olete botoksi endale teinud, siis mida ta teeb? Ta tegelikult tapab neuronid ja selleks, et mitte tappa neid täielikult, teil peab olema terapeutiline doos, väga õige doos ja te maksate mitte sellepärast, et botulotoksiin on kallis asi. Ta ei ole üldse kallis, seda on väga lihtne teha. Kallis on teha see õige doos, mis on terapeutiline, mis mõjub, sellepärast, et kui ta ei mõju, siis te maksate raha ja küsite, et miks midagi ei toimu. Aga kui ta tapab liiga palju neuroneid, siis te võite ära surra. Nii et ta peab olema väga õiges doosis, siis ta töötab. Ja nüüd, kui me hakkasime rääkima terapeutilisest doosist, siis on olemas ka niisugune mõiste nagu hormeoosis ehk õige terapeutiline doos. Kui näiteks me võtame antibiootikumid ja kasutame liiga palju antibiootikumid, siis ta võib meie soolestiku mikrofloorat täielikult hävitada. Ja see on probleem paljudel inimestel. Aga kui arst on teile välja kirjutanud mingi konkreetse doosi, näiteks 3 tabletti iga päev nädala jooksul. Ja te otsustate, et ma hoolitsen minu mao mikrofloora eest ja pigem tarbin, ma ei tea, 1 tablett päevas 3 nädalat. Ja paistab, et on hea plaan. Tegelikult ei ole. Väiksed doosid ei ole toksilised nende bakteritele, mis on kahjulikud. Ja te kasvatate välja resistentse stammi, mille peale ei mõjuta see antibiootikum. See on väga ohtlik nii teile kui ka terve inimkonnale, sellepärast et ainuke relv paljude bakterite vastu on antibiootikumid. Ja kui nemad ei mõjuta, siis meil ei olegi eriti millega võidelda paljude bakterite vastu. Nii et ärge mitte mingil juhul seda tehke. Ja kui me nüüd hakkasime bakteritest rääkima, siis tegelikult on nii-öelda infitseeriv doos. Ehk üks bakter tavaliselt ei tee inimestele mitte midagi. On olemas erandid, näiteks katk. Ja üks bakter võib paljuneda ja tappa inimest. Aga kui me räägime koroonaviirusest, siis meil peab olema vähemalt 1000
kuni 10 000 bakterit, mis tegelikult infitseerivad. Ehk meil peab olema aerosool, mis me hingame sisse ja mida rohkem, seda ägedam see haigestus tuleb ja halvem prognoos. Nii et maskid aitavad, nad ei kaitse 100%, aga nad aitavad pehmemalt üle elada. On olemas HIV-viirus, HIV, mille doos on 10 000 bakterit ja on olemas koolera, mille infitseeriv doos on minu meelest 10 miljonit bakterit. Nii et tegelikult jah, peske käed, sellepärast et see mõjutab. Kandke maske, kui seda on vaja antud olukorras. Teiega oli Ernest Bondarenko. Kõike head, näeme jälle.